Tänases meistrinurgasse valmistame ühe toreda kompostimahuti, täpsemalt öeldes kiirkompostri. Kompostri põhikeha on plastmasstünn, aga selleks, et see kuidagi loogiliselt püsti püsiks, selleks teeme talle puidust raami. Puidust raamiks valime seekord süvaimmutatud puidu ja võtame selle pruuni värvi, kuna see on selline ilus ja tore looduslik värv. Täna teeme meistrinurga õues, kuna siiski on kevad. Olgugi, et meile sattus selline vahelduva pilvisuse ja kergete vihmavaagudega ilm. Me ei lase ennast sellest segada ja ehitame ikkagi väljas. Selle kompostri põhimõte, mida nüüd tegema hakkama, on siis selline, et me kasutame ära sellise tühja sinise suure ümmarguse anuma. Siin sees hakkab siis käima komposteerumise protsess. Selleks, et nüüd siia seda asja sisse panna, komposteeritavat massi ehk siis prügi, selleks me teeme siia peale augu. Paneme ta sellisesse horisontaalsesse asendisse ja teeme talle kahele poole siis puidust jalad, mille peal me saame hakata seda keerutama. Sellest ma räägin juba pärast täpsemalt, aga hakkame otsast pihta. Esimese asjana panemegi kokku jalad ja jalad teeme immutatud puidust, nagu me puumarketist me selle välja valisime. Teeme sisse tapid, et saaks teha ristid ja lõikame nad õigesse pikkusesse. Nii, ja nüüd, kui meil on kõik 4 juppi valmis tehtud, siis moodustame need ristid ehk jalad. Selleks, et nüüd need ristid panna üksteisest eraldi seisma ja ilusti ühtne jalg moodustada, selleks paneme teisest materjalist sinna horisontaalsed jupid vahele. Nagu ma ütlesin, vahelduvad vihmavaud, aga pole hullu. Proovime, kuidas see meil siia sobima hakkab. Niimoodi hakkab ta olema. Aga näe, praegu soovib ta meile ka täitsa juhuslikult siia niimoodi. Tegin endale juhusliku töölaua. Siin peal saamegi mugavalt augu sisse lõigata ja selle asja tööle panna. Kuna see plastik ise on ilmselt natukene õrn ja kui siin tuleb raskus ka peale, siis võib hakata see välja venima ja katki minema, siis me paneme siia ühed sellised tugevdusplaadid. Siit on nüüd see asi korralik ja tugev. Peaks vastu pidama küll. Nii, ja nüüd vaatame, kas me saame selle kesktelje siia sisse. Selle keskteljega paneme selle komposteri siis pöörlema. Nii. Hakkab looma, paneme luugi külge ja siis peaks hakkama vaikselt valmis saama. Nii, ja nüüd proovime selle hinge siia paika panna. Vastu paneme seibi. Korras. Ja ongi luuk olemas. Paneme ta haagid kinni ja võime seda asja hakata ringi keerama. Viimane asi, et see tünn valmis saaks, on see, et me peame siia lõikama sisse ka õhuavad, sest et komposteerumisel on vaja õhku. Et me teeme ringi ratast ümber ringi. Selline see komposter me sai.
Selle asja nimi on tegelikult tõtt-öelda kiirkomposter. Komposteerumise juures on paar põhikomponenti, mis on väga olulised. Esiteks, komposteerumise jaoks on vaja hapnikku, teiseks on vaja soojust ja kolmandaks on vaja õiget niiskustasakaalu. Siin on kõik need asjad olemas, ehk siis see on kinnine anum, siit ei saa niiskust liiga ära auruda, haukudest tuleb hapnikku, kui nüüd ringi keerata, siis ajad sa omakorda segamini seda kraami, mis sa siia sisse oled pand, et hapnik läheks ja seguneks selle massiga ja ta paremini komposteeruks ja lisaks loomulikult päike seda anumat kütab, mis tähendab, et siin tekib ka soojus. Ideaalne on see, kui te teete endale 2 sellist, siis te saate ühe endal täis panna, siia jääb see asi komposteeruma, saate hakata teist täitma ja kiirkompostrist saate te juba poole hooaja pealt endal hea mulla, kuhu midagi istutada.